ārkārtēji sanauts Keilas komandai. Šeit viegliem punktiem mēģina izkārtot Pāvu, bet tanks šeit, tanks. Špaleta triec bumbu ar divām. Thompson. Out to Kutis. Kutis works against Carey. Spaletta, short jumper is good. Nice shot by the big man, and haven't they missed him? Been sat down. Ja sealt lae alt sisuliselt see Niitsu teele saadetud kolmene lõpuks rõngast läbi läheb, aga Spaletal on see lihtne saak ja pikalt polnud Kuulbeti meeskond punkte teeninud. Keila meest on väljakul, lisaks Pahvile, Lengile ka Tamkivi. Oi, siin on Kuulbetil õnne, et see pall Spaletani jõudis. Ja no lõpuks suudab siis Horvaatia otsustada. Johnson. Oi, ja Spaletale! Nii et ilus kahe mehe koostöö ja hetkel suured augud. Näis, kas täna uued tippmargid purunevad. Spaletta ja palun väga. Kritiseerisin Horvaadist keskmängijat ja nüüd on hakanud ta tegutsema. Aga Spaletta juba vabaviskejoone. Ja vaatame, kuidas Horvaat realiseerib. Tema esimesed vabavisked täna ja siit tuleb 9 punkt. Lisaks 5 lauapalli. No numbriliselt polegi väga paha, aga no kaitses on ta muidugi kõvasti jätta jäänud. 10 punkti kirjas. Mario Spaletta, viimased 3 hooaega. Spaletta ar muguru pret grozu, palicis pret Jonesu, ir auguma pārsvars ļoti meistarīgi un ļoti. mees. Lengile pall. Spaletta Neilantsi vastu, läheb sealt kirja. Oi, see ei ole küll tavaline viga, see on ebasportlik viga. Seda näitavad ka kohtunikud. Aga nüüd ilma asjata Spaletta sealt ärritub veel. Siit ei ole vaja Spalettal tehnilist võtta, sest see oleks talle 5 lisaks sellele, et ta veel... Aga Tamkivi teeb ründelaua sealt tööd. Spaletta. Ja hästi sinna Johnsonile lõike peale. Ja hetkel Satsile tehakse praegu ikkagi 1-1 võitluses ära. Margus Pahv tagasi väljakul. No Pahvil, mis seal salata, täna asjad liiga hästi väljakul õnnestunud ei ole. Johnsonil vastupidi, pigem on. 21 punkti on Johnsoni arve. One exceptional guy, but what a pass to Sal. Look at those big men pass the basketball. Usually you see guards doing that. And we will have a time-out call. Keilas garais spēlētājs Šāls atspēlē. Jā, netipiska situācija. Tikko notika ļoti pagalma neprecīzs metiens Pāvam, bet bumba atkal pie Keilas, palikuši 7 sekundes. Tamkivi ieraujās un gūs 2 punktus Keila kluba komandai. Tamkivi ļoti šeit Stiņonis mēģina 1 pats līdz galam, metiens kreiso roku gaužām neprecīzs. Un Keila skrien un Keila iespēlē bumbu zem groza. Ja Neilants lastakse läbi ja tõesti väga lihtsalt läbiminekud, aga Spaletta vajutab teisel pool. Due to the foul trouble of the 2 big men. He's certainly a player that just goes about his job. Spaletta, same spot, doesn't get it to drop, but the basket is good. He's going to go to the foul line. And you see Mario Spaletta out there. Again, the impact he's had on the floor has been limited because of the foul trouble, but that is why he's such a crucial part for this Keila team. He is a crucial part. 3 sekundit ja näitab, et rahu ja... Oi kui hästi! Ma tahtsin just öelda, et eelmine kord, kui see sööt läks seal Spaletale. Izsito mazliet. Thompsons spēlē pret Kohu. Spaletta pieliek bloku. Thompsons ir neprecīzs. Bumba. Spaletta atdod Thompsonam. Thompsons atkal augšā Kūtim. Kūtis lejā pret Malmandi. Tas nav viegls uzdevums. Piespēle ārā, ekstra piespēle un Sāls tiek pie brīvu metienu. Kā jau teicu, spēles mīni. Sāls saņem bumbu, iespēlē to Spaletam. Valmieri pa 2 nāk virsū. Īsti šķiet, ka nebija vajag. Kaota lootust. Thompson. Saali 3. No Targais oli selleks viskeks väga hästi valmis. Õnneks Spaletta on ründelauas ja vot täpselt niimoodi tulevad Keila Kuulbeti esimesed
ja vahepealsel ajal siis lausa 14-0 vahespurdi oli Keila korvpallikooli meeskond suutnud teha. Jällegi astutakse seal Kuulbeti mängijatest nagu postist mööda, aga hetkel nende õnneks Niitsul. Järjekordne lauapall ja Johnson. Spaletale alla ja ilusti keerutab Spaleta ja jätkab. Aga vahepeal Läti ülikoolile taas kolmene, aga nüüd Spaletale mängitakse hästi pall korvi alla kätte. Aga see keerab rõngast välja. Ja Ogre tuleb. Targais, oi. Ja no mida muidugi Targais nendel visete lõpetamistel täna teeb, see on küll üsna Caurgājiens un negūst 2 punktus. Bet Džuibs savāc atliekušo bumbu. Sanāk tāds kā klusais metiens. Un Keila atkal skrien ātrajā. Ārcāt uztaistīgums Popičs. Paičs otrajā puslaikā ir ieslēdzies un palīdzējis komandai ar lielu pārliecību uzbruk šis. Ļoti daudz spēlē tieši šīs te pick and roll sadarbības saspēles vadītājiem. Šeit gan Ats nepacīs tālmetiens un redziet, Keila ātrais kõik väljakule ka selles suhtes, et see, kuidas ta ikkagi kaitses ja rünnakul rabab, siis ma ei imesta, et ta näeb välja nagu ole. Oi, ja Spaleta siin nüüd 2 rünnakut järjest seal rahulikult teeb uut ja vana. Lenku. Lenks piespēlē Thompsonam, piespēlē atkal Spaletam zem groza. Nu, patīk izmantot Spaletu Keilas komandai, un tas nes augļus. Spēlētājiem jau 10. punktu vieta. Bumba nonāk pie Steņona, atkal lejā Teitam Džonsam, augstā lēcienā un tiek bloķēts. Spaleta suuta. Vastu, kes pani neile mängu lõpuks kokku 91 silma. Ja hetkel, kui esimene veerandaeg pole veel poole pealgi, siis Ogre meeskond on visanud juba praeguseks 17 punkti. Ja see ei ole Keila Kuulbet. 5 mängus enamat pakkunud, aga täna tundub, et ei ole shorti päev või siis on üks võistkondadest ka kaitset mängima hakkab. Kasaks. No see oli keeruline vise, seal oli tegelikult Kütise käsi ees. Thompson. Teits Jones saņem bumbu, Karlsons pieliek tam bloku. Sanāk tāds kā klusais Caurgājiens. Šeit būtu... Pahvi kaudu Johnson Spaletaga kattes saab sealt katte tagant viskele, aga eksib 3-sel. Spaleta lükkab lauast, aga palli korvi ei saa. Lisaks veel. No Keilas skatpunkta rezultāts sāk izskatīties. Teits Jones labi aizsardzībā, Steņonis nepspēja izsist bumbu. Spaleta vastu. Apsiitis läheb lõpuni ja nüüd on taas mõtleks Keilal õnne, et Apsiitis juba Spaletast mööda mänginud mehena selle palli korvi alt mööda viskab. Aga seal ikkagi meestel on selged juhised antud, et niisama sinna väljakule tolknema ei ole mõtet minna. Burns! Kolmene pikaks läheb, Laanemaa läheb ahmed pallile järele, aga midagi pole teha, jumal pole liiga palju pikkust andnud. Ja Spaleta võtab ikkagi saatuslikuks sai. Burns! Osavalt Burns teeb praegu Lengi vastu, aga Rõngas seda palli vastu ei võta. Nii et 30 punkti piiri. Šeit pressings Valmieras izpildījumā diezgan rezultēvis ar diezgan brīvu Keilas metienu. Numur 13 Kūtis, gan to netrāpa, bet Keila savāc. Arī Keilas komanda spēlēs mugur pret grozu. Numur 15 Spaleta. Netrāpa, izcīna un atkal netrāpa, un bumba atkal ir pie Werner Koch. Uz 45 piespēlē augšā savam komandas biedram Pāvam. Pāvs aizēja Thompsonam, Thompsons Spaletam, un Spaletam bumba ieveļās grozā. Seda on Peep Pafiola alustab. Burns. Ja jälle Spaletat seal ette võetakse, aga õnneks sel hetkel kas siis Spaleta saab pidama või Burns viskab mööda, igaüks saab ise otsustada. Bronxile üldse kokku siis 3 hooaega ta Raplas veetis. Ja võib-olla, et oleks veetnud ka 4. Aga nagu me teame, siis Rapla kõrgemal tasemel mängimisest loobus ja täna siis Indrek kaitse õnnestunud.
ja Spaletta pöörab ning tema visked kukuvad. Spaletta küsib. Šimanski vastu. 6 sekundit jääb. Spaletta. Nii, no ta on ikkagi pikk ja vahet ei ole, kas ütleme nii, et ta kõige suurem mees ei ole. Ralf Küttis on ka väljakule tulnud. Küttisel on Eesti-Läti ühisliigas mäng number 100. Tassa läheb mööda, Pahve. Ja lõpuks sealt võtab selle Flauteri, Spaletta lauasse. Pall läheb praegu auti, see oli Keila Kuulbetile. Oli Eepaja 311-7. 63%, no see on ikkagi kõigepealt 300 ja nüüd paneb 200 ka sealt sisse. Pajars lauas. Ja praegu on Aias läheb üle risti üle. Tassa läheb. Ei lähe praegu. Spaletta saab palli kätte. No Spaletta ikkagi, ma olen nüüd 3 või 2 korda. Ja Spaletta saab siit 2 vabaviset. Nendest Keila Kuulbeti vabavisetest ma olen täna nii palju rääkinud, aga need on 20-19. Ja Spaletta teine vabavise läheb ka sisse, nii et Keila Kuulbetil on 50 punkti koos, vahe 4 ja väga enesekindlalt Tassa ikkagi siin toimetab. Egle nüüd. Muidugi väga mõistlik, et Johnson praegu Egle peal. Ja Tomson ei, selle peab mööda ründelaua palli. Spaletta 3 meest on nüüd tema ümber, lõpuks toob selle palli välja. Tassa, see on sees, ma tean, et see on sees. Ja Aleksander Tassa. Mängu neilants pingile lätlaste poolelt. Opa! Ja Spaletta, kui ma ei eksi nüüd juba 3. korda. Ja lõpuni välja ei lähe, Spaletta lauas ja Johnson saab täiesti vabalt visata ning 3 punkti Keilale juurde, +11. Johnson. Lenke. Ja saab sealt Smirnovsi mesel ja oli tegelikult short ründelauas, aga Johnson võtab taas tal palli käest ära Spaletale ja Spaletta vajutab 4. korda täna ülevalt all. Ärme kaota lootust. Tomson. Saali 3, no Targais oli selleks viskeks väga hästi valmis. Õnneks Spaletta on ründelauas ja vot täpselt niimoodi tulevad Keila Kuulbeti. Kütis mängib ennast keskpositsiooni viskele. See sisse ei lähe, aga ründelaua pall tuleb Keilale. Tomson. Ja Tomson nüüd omakorda paneb 3 punkti vastu. Kaugviset ja jõudnud 8 punkti peale. Davidson. Ise mööda ja Spaletta suudab hetkel laua ära kontrollida ja Keila mees Tomson ongi siis hetkel 8 punktiga üleplatsi mees. 10% ja eelviimasel hooajal oli see lausa 78, nii et Spaletta vabaviset üle liialt nuriseda ei saaks. 3. punkt. Kaunite numbrite taamal on see, et Spaletta meeskonnad vähemalt viimasel 2 hooajal liiga palju võidurõõmu ei tundnud. Kui mu mälu mind ei peta, siis 2 hooaja peale kokku Spaletta meeskonnad teenisid Targais versus Spaletta. Ja no Spaletta jalgadest liiga hästi ei liigu, aga nüüd ma ütleks, et nii Apsitis kui hetkel Targais üsna kergest olukorrast on suutnud sealt korvi alt need pallid mööda visata. Ja Spaletta omakorda teisel pool väljakut viib Keila meeskonna 2. Jalen Riley ja lisaks siis ka VEF-i toonane noormängija, tänaseks Ameerika üliõpilasliigas mängiv Blumsi noorem poeg. Aga Keila saab siit ka. Katrs sots tagad rezultēsies ar 2 sodu metieniem. Johnsons iespēlēs Spaletam zem groza, Spaleta tālu piespēl Tomsons tālu. Kütis. Ja lõpuni välja ei lähe, Spaletta lauas ja Johnson saab täiesti vabalt visata ning 3 punkti Keila. Gal autu
Ozars atspēlēja savam Lietuvas saspēles vadītājiem. Skaisti piespēle uzgroza apakš Malmanim. Malmans gan nav precīzi. Bumbus savāca Spaleta. Alla sööta veel siin Lengi kaudu, Lenk Saalile ja ikka Saali vise ei lähe ning lätlased seekord saavad lauapalli kätte. Spaleta parim mäng sellel hooajal oli siis hooaja esimene kohtumine, kus ta 13 punkti viskas ja täna on juba Spaleta ja Thompson ja nüüd kõrgemalt pressimas lätlased, aga ei ole Keilal hetkel probleeme ja taas lastakse Lengil korvi alla välja jalutada Läti üli. Ja no võib öelda, et Keila korvpallikoolil siin esimestes mängudes on olnud probleeme nii vabaviskejoonelt kui kaare tagant. 3% meeskondi. Short eksib, Velikjan lauas ja sealt hästi läheb Tamkivi alt võtma, aga kohe palli kätte ei saa, lõpuks Spaleta palli üles korjab ja Saal Lengi kaudu.